Kui sa kohe seda videot ei laigi, siis järgmine kord, kui sa autos jood, juhtub sinuga täpselt samamoodi. Yo rahvas, El Pablo de Burger Master. Yo rahvas, see on Ralf ja tänases videos me avalikustame... Oota, seda peab tegelikult vaikuses ütlema. Tänases videos me avalikustame McDonaldsi saladus. See on meie oma. Jah, te kuulsite õigesti. Mulle meeldis, Ketli silmad läksid ka niimoodi mingi mida. Jah, me avalikustame McDonaldsi saladused. Te kindlasti olete kursis siukse burgeriga nagu McChicken. See on olnud viraalne meem ja tänapäeval on see lihtsalt tavaline ja väga maitsev kanaburger. Olen teinud researchi ja mina läbi katsetusmeetodi identifitseerisin ära, missugune burger maitseb täpselt nagu üks ühele McChickeniga. Enne kui video algab kindlasti smashige like buttonit ning teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost mulle meeldis kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Kui sa soovid järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri see video alla midagi toredat, naljakat, lähedat, mis iganes ja ma valin oma lemmiku välja. Davai, let's go! Oleme jõudnud Coca klubi kööki ja tänane õpetusvideo on ülikiire ja ülilihtne. Vaja läheb burgerisaia, mingisugust kanasnitslit, vahet ei ole milline, kanasnitsel lihtsalt on vaja. Mina võtsin paneeritud fileesnitsel. Juust, mul on 2 erinevat sorti, tegelikult 3. Ranch kastet, kui seda ei ole, siis majoneesi, aga ranch on kõige parem. Roelist, frisilli. Fillis. Pann kuuma. Kanasnitsel lõhnab nii hästi nuustud. Mida teha sellel ajal, kui pann läheb kuumaks? See on põhimõtteliselt sama kaua kui GTA Online'i laadimise aeg. Tehniliselt sul on aega lõpetada ära põhikool. Paneme rapsiõli. Õli teeniõlis. Okei. Coca-Colal vingutakse ainult restoranis. No nii, esimene etapp. Pann on kuum. Paneme snitsli pannile. Sa kuuled seda. Oleks võinud friikaid ka ikkagi kõrvale teha. Aga ma ütlen ausalt, see on McDonaldsi saladus. See on nii lihtne burger. Nagu I swear to God. Aga see maitseb jõle hästi. Vaatame, kuidas see kärab siis. Oi, natukene on kõrbenud. Kana on siuke tore liha, mida saab väntsutada. Mänsid ei ole isegi panni tule peal. Rääks sul ei ole pann tulel. Ups, kui me vaatame, et kana hakkab valmis saama, lõhnab ka juba nagu imeline hommikusöök, siis on aeg kuklid pannile panna. Flipi neid nagu oma pelmeene. Snitslid on küll valmis. Nüüd on aeg kuklite jaoks. Üldiselt ma kasutaksin võid, aga meil kahjuks see aasta võid kodus ei ole. Nii et võtame kuklid, teeme Ketlile esimese burgeri, nuusuta seda saia. Saiad pannile. Langetame natuke kuumust. Oh shit. Ma ei pannud juustu. Kumba juustu soovid seda, nii? Kumba kotletti soovid? Ümaramat. Hea küll. Sorry, ma unustasin pannil panna juustu peale, aga küll see sulab. Pisut kastet. Sa oled? Võtame frillist. Siia peale läheb lihtsalt see, on ju? Ja siis paned veel kastet. Kastet on veel vaja, sest et muidu ei ole viisavalt mahlane. Ja siis... Äkki tahad oma seda kõrbenud osa veits maha kraapida? Ei, mulle meeldib. Ma ei tee nalja. See siin, see maitseb täpselt nagu McChicken. Ma ei tee nalja. Nii ebaviisakas, sööd enne mind. Teeme Ketlile ka purksi valmis. Talle ei kõrveta ära. Perfekt. Nii, sulle paneme rohkem kastet, siis on mahlasem. Aga ma soovitan majonees ikkagi ka panna, sest et majonees teeb ülimalt heaks selle. Ja no loomulikult võib panna sibulat või midagi taolist, aga siis ei ole see lihtsalt, siis ei ole see burger. Sest peldiku hääled käivad. Voila! 2 imemaitsvat burgerit ja see võttis vähem kui 10 minutit. Okei, first bite! Kuidas maitseb? Ole aus. Siin oleneb praegu väga palju ka tegelikult sellest kanast, sest et see kana on hästi siukse broileri maitseainega kana või nii, mitte ei ole siukse neutraalsema maitsega, aga kuidas sulle maitseb? Ülihea on ju? See on täiega hea ja seda on nii lihtne teha. See on nii palju parem burger kui need tavaliste kotletidega, need mis järlepa kotletideni, kuigi need on ka head, aga lihtsalt kana oma on nii palju parem. Aga for real, kui te teete seda burgerit, ma soovitan tomatit ka vahele panna, sest et tomat teeb selle mõnusaks. See ei ole küll siis McChicken, siukene kanapurks on ka väga maitsev. Tomat lihtsalt sobib siia üli hästi. For real. Head isu. Igatahes, ma siin juba teise burgeri kallal. Loodan, et teil meeldis see video. Kindlasti smashige like buttonit, proovige järgi, kommenteerige, kui te proovisite, et kuidas teile maitses. Ma soovitan kindlasti 100% proovida mingisuguse teise kanasnitsliga, sest et see, millega me tegime, see ei olnud nii
siukse neutraalse kana maitsega, see oli rohkem selle broileri maitseainega. Aga jah, ma loodan, et teile meeldis video, smash like buttonit, kommenteerige, et saada shoutouti ja näeme järgmises videos. Hey yo, I grip the mic like Makai Pfeiffer. Rip up the cipher with lyrics you gotta decipher. You trifling, I'm trifler. I'm on my quest, word to Pfeiffer. Fuck that, yo, they wanna know why the boy